Venemaa süüdistab USA'd selles, et nad ei suuda järgida, tsiteerin, Alaskal saavutatud kokkuleppeid ja arusaamu. Alaskal oli ettepanek, kuid kokkulepet ei olnud. Kui oleks olnud kokkulepe, oleks sõda juba läbi. Ameerika Ühendriikide välisministeeriumis teatati, et Ukraina võidab selles sõjas. Volodõmõr Zelenski saab hästi hakkama ja hoiab positsiooni, lisas Donald Trump. Anchorage'is ei olnud mingit kokkulepet Trumpi ja Vladimir Putini vahel, lisas USA välisminister Marco Albert. Vaid ühe päevaga tegi Washington järske pöördeid ja teatas, et praegu tuleb Ukrainat toetada ning avaldada Venemaale maksimaalset survet, sest just praegu on Ukraina loonud rindel murrangulise olukorra. Ameeriklased pöörasid tähelepanu ka sellele, et Ukraina otsustas Venemaad purustada mitte rindel, vaid sügaval tagalas ning see juba annab tulemusi. Veelgi enam selgus, et see vastab kindlale eesmärgile, lääne sõjalisele doktriinile. Selle taustal teatas Volodõmõr Zelenski purustava operatsiooni algatamises Krimmis, mis sunnib Vladimir Putinit rahu sõlmima. Ja ta vihjas, et selle strateegia, nimelt maksimaalse surve avaldamise Krimmile, osas lepiti kokku just sellel G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. Ja äkki saame täna teada, et Ukraina lipp tõsteti Kinburni maasäärel. Venelased hakkasid kogu Krimmis oma vägesid tagasi tõmbama. Elektrikatkestus ja niinimetatud Krimmi võimud peatasid rongiühenduse Venemaaga. Samal ajal on Venemaa eitamise faasis Donald Trumpi toetuse küsimuses, järgides Venemaa välisministri Sergei Lavrovi eeskuju. Kremli teatas täna, et Vladimir Putin, tsiteerin, keeldub uskumast, et Trump toetas Ukraina rünnakuid Venemaa süvavusse. Samal ajal rõhutas NATO selgelt, et jah, Ukrainal tõesti õnnestus see. Luua võimaluste aken sõjas venelastega, kuid see aken ei jää igavesti avatuks. Seda võimalust tuleks kasutada nii kiiresti kui võimalik. Selleks, et see võimalus ei kaoks, tuleb praegu kõigil koos, kogu läänel avaldada Moskvale maksimaalset survet. Samal ajal kasutasid Ameerika Ühendriikide relvajõud esmakordselt mereväeõppustel Ukraina meredroone Magura, mis omal ajal ründasid Krimmi silda ja Venemaa Musta mere laevastikku. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Samuti liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News, mille link on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need laekuvad. See oli sissejuhatus. Nüüd hakkame kõike põhjalikult uurima ja paneme kõik need uudised kenasti paika, sest loomulikult on need kõik omavahel seotud. Niisiis, Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsioon suutis kõigest ühe päevaga šokeerida venelasi ja mis seal salata, ka ukrainlasi. Siil öeldi lõpuks esimest korda otse välja, et mingit Anchorage'i vaimu, mida venelased peaaegu aasta aega korrutasid, tegelikult ei eksisteeri. Ja tegelikult ei leppinud Donald Trump ja Vladimir Putin mullu augustis Alaskal milleski kokku ja sellised avalikud tunnistused kogu administratsiooni poolt. Donald Trumpi administratsiooni sellised avalikud tunnistused näitavad, et olukord muutub järsult Ukraina kasuks ja ilmselgelt toimub midagi kulisside taga. Ja on olemas teatud varjatud kokkulepped, mis saavutati just nädal tagasi G7 tippkohtumisel Evianis. Aga räägime kõigest järjekorras. On ilmne, et pärast G7 tippkohtumist Trumpi ja tema meeskonna seisukohad, vähemalt avaliku sees, Ukraina suhtes siiski muutusid. Ja see on muidugi tänu ainult Ukraina kaitsejõudude tegevusele, kes korraldavad massiivseid rünnakuid Venemaa sügavuses ja lõikavad praegu Krimmi ära. Varem sai teatavaks, et õhtusöögi ajal Volodõmõr Zelenskiga ütles Donald Trump talle, et Ukraina rünnakukampaania Venemaa sügavuses asuvate siitmärkide vastu on talle sügavat muljet avaldanud ja ta on sellest vaimustuses. Seetõttu soovitas Trump Zelenskil tegutseda julgemalt, sest Trump austab põhimõtteid, rahu läbi jõu. Ja kui Ukraina suudab venelastele jõudu näidata, siis on Trump veendunud, et seda mitte ainult ei pea näitama, vaid see on lausa hädavajalik. Ja see oli alles algus. Olen kindel, et te kõik olete seda kuulnud, aga see oli alles algus. Ameerika Ühendriikide välisministeeriumis teatati, et enda arvates on Ukraina positsioonis, mis võimaldab rääkida tema eelisest sõjas Venemaa vastu. Sellest teatas USA asevälisminister Jeremy Levin.
Tema sõnul töötab Ukraina jätkuvalt sõja uue etapi kindlustamise nimel ning praegu on tal võitja positsioon. Ja edasi tema tsitaat. Praegu oleme sellises olukorras, kus Ukraina tõepoolest võidab sõda. USA asevälisminister juhtis samuti tähelepanu olukorra muutumisele võrreldes varasemate aastatega. Ta ütles, et varem ootasid Ukraina sõjaväelased talve, mil Vene armee võis oma tegevust aeglustada ja seetõttu nad siis võitsidki. NSV Liidus mindi omalt poolt aktiivsuse faasi. Kuid nüüd loodab hoopis Vene Föderatsioon külmade saabumisele, samal ajal kui Ukraina jätkab oma survet igal aastaajal. Levin tuletas samuti meelde, et isegi rasketes talvetingimustes suutis Ukraina sündmuste käiku muuta ja anda lööke Venemaa territooriumil asuvatele infrastruktuuriobjektidele. Lisaks mainis ta võimaliku sanktsioonipoliitika ümbervaatamist seoses Vene naftaga. Ühelt poolt ütles ta, et põhimõtteliselt on Hormuzi väin Lähis-Idas avatud ja praegu ei ole maailmaturul naftapuudust. Seetõttu võib sanktsioonid Vene nafta suhtes uuesti üle vaadata ja anda maksimaalselt tugeva löögi. Teisest küljest ütleb ta, et Ukraina relvajõudude tegevus annab neile põhjust arvata, et sanktsioonide kehtestamine oleks vaid täiendav löök Venemaa majandusele. Muide, Euroopa, teeme väikese lüürilise kõrvalepõike. Euroopa on samuti hakanud aktiivselt tegutsema. Prantsusmaa näiteks hõivas täna järjekordse Vene varilaevastiku tankeri ja britid, kes samuti hiljuti hõivasid samasuguse Vene varilaevastiku tankeri, otsustasid, et võivad sellel hõivatud tankeril oleva nafta lihtsalt maha müüa, sest rahvusvahelise õiguse järgi on see nafta ebaseaduslik ja vastavalt sellele ei kuulu see kellelegi. Ja nad ütlevad, et müüme selle maha, teenime selle pealt raha. Aga vabandust, läheme tagasi Trumpi juurde. Kohe, vaid mõni tund pärast seda, kui USA asevälisminister teatas, et Ukraina võidab. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump hindas positiivselt Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski tegevust sõjas metsistunud Venemaaga. Järgmine Donald Trumpi tsitaat. Kuidas ka ei vaataks, tal peaks kõik üsna hästi minema. Vähemalt ta peab vastu. Väga palju inimesi hukkub mõlemal poolel. Aga ma arvan, et ta saab hästi hakkama. Sellise avalduse tegi Trump pressikonverentsil koos NATO peasekretäri Mark Ruttega. Ja Trump lisas, et Zelenski on julge, märkides, et tal on, tsiteerin, suurepärane tehnika, suurepärased inimesed ja tõelised võitlejad. Nagu võitjad. Kas te arvate, et president Zelenski võidab praegu? Noh, ta saab päris hästi hakkama. Ükskõik kuidas sa ka ei vaataks, ta saab päris hästi hakkama. Ta peab vähemalt vastu. Palju inimesi sureb mõlemal poolel. Aga ma arvan, et ta saab päris hästi hakkama. Enne seda tuletan meelde, kohtus Trump Zelenskiga G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. Kuigi paljud meediakanalid kirjutasid, et sellist kohtumist üldse ei tule. Ja nagu Financial Timesi allikad rääkisid, oli Ameerika president äärmiselt muljet avaldanud ja innustunud Ukraina rünnakutest Venemaa vastu ning vestles sellest pikalt Ukraina presidendiga. See avaldas talle tõesti muljet. Ütleb, te suudate isegi nii teha, te suudate niimoodi venelaste infrastruktuuri hävitada, aga Putin ei saa selle vastu midagi teha. Seetõttu soovitas Trump Zelenskil Venemaa suhtes julgemalt tegutseda. Omakorda rääkisid Bloombergi allikad, et nüüd arvavad USA president ja tema lähikond, et Moskva ei suuda lahinguväljal võitu saavutada ning Kiievi positsioonid tugevnevad. Ja pärast seda teatas Zelenski, et G7 tippkohtumisel partnerite poolt lubatud abi saamine võimaldab Kiievil kiiresti luua tingimused, mille puhul Venemaa on sunnitud rahu valima. Ta märkis ka, et Ukraina relvajõudude Krimmi operatsioon, mille käigus poolsaar lõigatakse Venemaa varustusteedest ära, on selgelt läbimõeldud ja peaks avaldama Moskvale survet. Ja edasi tsiteerin Zelenskid. Meie operatsioon, eriti mis puudutab Krimmi, on selgelt läbimõeldud ja see, kuidas see kulgeb, tõestab seda täielikult. Kui just see, milles me partneritega G7 raames kokku leppisime, jõuab Ukrainani ja see sõltub partnerite otsusest, siis loome kiiresti tingimused, mille puhul Venemaa on sunnitud rahu valima. Me loodame väga oma partneritelt positiivset vastust. Nad teavad täpselt, millest jutt käib. Praegu hävitavad meie sõjaväelased ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumil ja Venemaa enda territooriumil seda, mis töötab Venemaa sõja heaks. Seda, mis teeb selle sõja ja Venemaa agressiivsuse üldse võimalikuks.
see tähendab, et Zelenski avas siiski saladuse loori veidi. G7 tippkohtumisel Evianis võeti kindlasti vastu otsus survestada Putinit just jõumeetoditega. See tähendab, et Ukraina suutis partnereid ümber veenda, et kui nad annavad piisavalt abi oma poolt. Ja Donald Trump, lihtsalt ei hakka takistama. Siis Ukraina relvajõud loovad ise tingimused, mille puhul Vladimir Putin, relvastatud, on sunnitud rahu otsima. Ja tundub, et lääs on sellega kõigega nõustunud ning isegi Trump otsustas mitte vaielda, vaid ütleb, et kuulge, Zelenskil läheb ju väga hästi. Kuigi tuletan meelde, et 2025. aasta veebruaris ütles Trump, et Zelenskil pole kaarte, Ukraina kaotab, kuidas üldse on võimalik sõdida nii suure ja võimsa Venemaa vastu. Ta tõesti ei saanud sellest aru, aga nüüd ütleb, kuulge, üllatav, aga Ukrainal läheb hästi. Vladimir Putin otsustas omalt poolt esitleda Ukraina kasvavaid edusamme Venemaa energiarajatiste ründamisel kui Kiievi nõrkuse märki. Ja nüüd usuvadki lihtsameelsed venelased seda tõesti. Nad ütlevad, kuulge, Ukrainal on rindel kõik halvasti, sellepärast nad otsustasid tagalat hirmutada. Aga selleks, et aru saada, mis toimub, peab olema natuke rohkem mõistust kui keskmisel venelasel. Vladimir Putini sõnul hakkavad Ukraina väed tsiviilinfrastruktuuri tugevamalt ründama, kuna olukord rindel halveneb kiiresti. Samal ajal nõudis Putin mingil põhjusel Venemaa kaitseministeeriumilt ja valitsuselt, et Ukraina rünnakute tagajärjed viidaks nullini. Aga asja tuum on selles, et Ukraina sai esimest korda kogu sõja jooksul partneritelt täieliku vabaduse tegutseda Venemaa vastu. Pange seda tähele. Tahan märkida, et viimasel ajal on Ukraina jõud oluliselt suurendanud rünnakute arvu okupeeritud Krimmi sõjalise ja energeetilise infrastruktuuri vastu. 21. juuni öösel ründasid droonid naftabaasi Kertšis ja Kavkasi sadamat. See on juba teisel pool Venemaa territooriumil, mis tõi kaasa kütusemüügi täieliku seiskumise poolsaarel ja Kertši väina parvlaevaühenduse sulgemise. Samal ööl tabasid elektrikatkestused suurt osa Krimmist, sealhulgas Sevastopolit, Aluštat, Armjanskit, Krasnoperjevodokit, Prikopski ja Džankoid. Pärast seda rünnati ööl vastu 23. juunit Nassosnaja 2 alajaama Sovetski rajoonis ning ööl vastu 24. juunit Balaklava soojuselektrijaama Sevastopolis, mille järel jäi linn täielikult elektrita. Kahjustused registreeriti ka Kertši soojuselektriaamas, Zapadnõi Krõmi alajaamas ja Ai-Petri mäe piirkonnas, kus asub Venemaa Föderatsiooni õhu- ja kosmosejõudude radarijaam. Tuletan meelde, et mõned päevad varem ründasid Ukraina droonid kosmose sidekeskust Dubnas, Moskva oblastis. See viitab sellele, et muuhulgas löövad Ukraina kaitsejõud välja ka kogu niinimetatud venelaste kosmoseside. Tahan märkida, et just sellelt mäelt Ai-Petri. See siin on see radarijaam. Venemaa õhu- ja kosmosejõud üritasid Ukraina relvajõudude kasutatavat Starlinki segada, aga see kosmose sidekeskus Dubnas aitas sisuliselt luua venelastele Starlinki analoogi. Samaaegselt teatasid Ukraina erioperatsioonide jõud Põhja-Krimmi kanali raudteesilla täielikust hävitamisest Razdolnoje küla piirkonnas. See on strateegiline arter, mida kasutatakse vägede varustamiseks lõunasuunal. See on osa süsteemsest kampaaniast Krimmi poolsaare isoleerimiseks. Täna ilmusid uudised, mis on lihtsalt peamine märk venelaste järk-järgulisest taandumisest. Täna lehvib Kinburni maasäärel Ukraina lipp. Videot lipuga näidati Ukraina relvajõudude lõunaterritoriaalkaitse piirkondlikus juhtkonnas ja edasi nende tsitaat. Sinikollane lipp Kinburni maasäärel on lõunakaitsejõudude tugeva tulelöögi tulemusel. Vene okupandid sunniti oma positsioonidelt taanduma. Toimub ellu jäänud isikkoosseisu evakueerimine. Okupandid lahkuvad oma kaitsepositsioonidelt. Me ei peatu. Ühel päeval jõuavad meie tankid siiski Džankoi linna. Hiljem sai teatavaks, et Krimmi okupatsioonivõimud teatasid raudteeühenduse vähendamisest Venemaaga.
Nagu teatas niinimetatud Krimmi juht Sergei Aksionov, otsustas operatiivstaap vähendada Venemaal poolsaarele ja tagasi sõitvate rongide arvu 2 korda, 14-lt 7 rongile päevas. Aga isegi need alles jäänud 7 rongi Venemaalt ei sõida enam Simferopolisse, Sevastopolisse ega Jevpatoriasse. Ei, nüüd sõidavad kõik rongid Venemaalt ainult Kertši. Ja seal pööravad nad kohe ringi ja sõidavad tagasi räpasesse haisvasse Venemaale. Peale selle põgenevad venelased tõesti Krimmist. Loomulikult aidab Vene propaganda, et Krimmis on kõik suurepärane. Üldsegi, kuurordi, hooaeg, kõik on lahe. Ja kõik need väited, et bensiini pole, on kõik Ukraina propaganda vandenõud. Ukraina õhutab olukorda. Tegelikult pole asi nii. Aga niinimetatud Kertši silla suunas jäädustasid Planet Labsi satelliidipildid 24. juunil tohutu hulga sõiduautosid. Ummikud ulatuvad üle 10 kilomeetri, alates selle silla ees olevast kontrollpunktist kuni Ivanovka küla piirkonnani. On märgitud, et juba umbes 1500 autot üritab lahkuda ajutiselt okupeeritud Krimmist. Okupandid sulgevad regulaarselt selle silla liikluse, mis on nende jaoks strateegiliselt oluline. Õhutõrjetöö või meredroonide rünnakute ohu tõttu. Muide, rääkides meredroonidest. Aprillikuiste lõpustel Filipiinidel, millest varem ei teatatud ja mis said alles nüüd avalikuks, kasutasid Ameerika eriüksuslased esmakordselt meredroone maha kantud laeva vastu, mida kasutati sihtmärgina. See oli esimene katsetus Indo-Vaikse ookeani piirkonnas mehitamata pealveekaatritega. Mehitamata Magura klassi kaatritega, mis on välja töötatud Ukrainas ja mida on surmava efektiga kasutatud Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku vastu. Jah, Ukraina meredroonid Magura on nüüd kasutusel Ameerika armees. Magura seadmed on uputanud umbes 10 Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku sõjalaeva. Pealegi said neist esimesed meredroonid, mis tabasid õhu sihtmärke. Viimastele mudelitele saab paigaldada 2 raketti. Ja just sellise raketiga sellisest mehitamata paadist tulistati 31. detsembril 2024 aastal Krimmi Tarhankuti Neeme piirkonnas alla Vene helikopter Mi-8. 2025 aasta mais tulistas droon Novorossijski lähedal raketiga alla hävituslennuki Su-30. Ja mis on väga oluline, seda infot kinnitasid isegi Vene sõjaväelased. Ja selle taustal teatas Vladimir Putin eile taas, et Venemaa on valmis Ukrainaga läbirääkimisi pidama. Kuid mingite müütiliste kokkulepete alusel Donald Trumpi ja Vladimir Putini vahel. Anchorage'is, Alaskal, eelmise aasta augustis. Nagu te teate, kinnitas Kreml peaaegu aasta kõigile, et väidetavalt Donald Trump olevat millegi üle Putiniga kokku leppinud. Ukraina selja taga, et eksisteerib mingi Anchorage'i vaim, et on olemas mingid salajased kokkulepped USA ja Venemaa vahel seoses Ukrainaga. Ja ainult Euroopa segab, siis selle mingi salajase kokkuleppe alusel tulemuste saavutamist. Peaaegu aasta aega venelased loomulikult ei avaldanud selle müütilise kokkuleppe olemust. Ja täna näitas Donald Trumpi administratsioon lõplikult pöördumist Ukraina poole. Anchorage'i vaimu ei eksisteeri. USA välisminister Marco Rubio teatas esmakordselt avalikult, et eelmise aasta augustis Alaskal toimunud tippkohtumisel ei saavutatud USA ja Venemaa vahel Ukrainat puudutavat kokkulepet. Nagu Marco Rubio ütles, arutati USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumisel Anchorage'is ainult ettepanekut sõja lõpetamiseks, kuid mingeid kokkuleppeid ei saavutatud. Järgneb Marco Rubio tsitaat. Alaskal ei olnud mingit kokkulepet. Alaskal tehti ettepanek sõda lõpetada, kuid see polnud kunagi kokkulepe. Venemaa süüdistab USA'd selles, et nad ei täitnud niinimetatud kokkuleppeid, mis meil Alaskal olid. Tegelikult ei olnud seal. Alaskal ei olnud mingit kokkulepet. Alaskal tehti ettepanek, kuid kokkulepet ei olnud. Kui oleks olnud kokkulepe, oleks sõda juba lõppenud.
Nagu ma ütlesin, president on valmis ja Ameerika Ühendriigid on jätkuvalt valmis mängima mis tahes konstruktiivset rolli, et aidata kaasa sellele, et Ukrainas lõppeks sõda püsivalt. Ja siin algas venelastel karm eitamise faas. Kremli esindajad kutsusid üles mitte uskuma teadet, et USA president Donald Trump toetas Ukraina sõjalise surve suurendamist Venemaa vastu, sealhulgas lööke sügavale Venemaa Föderatsiooni territooriumile. Sellest rääkisid varem informeeritud allikad Ukraina väljaandes Kyiv Independent ja Briti ajalehes Financial Times. Ja täna ütles Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, tsiteerin: Ukraina meediat ei tohi uskuda, see on esimene. Teiseks, me kuulsime ju alles hiljuti härra Trumpi avaldus selle kohta, et pärast seda, kui nende lugu Iraani ümber käiva konfliktiga lõpeb, kavatseb ta taas pingutada Ukraina kriisi lahendamise nimel. Moskva ootab sellekohase dialoogi jätkumist Washingtoniga. Ja teate, siin on Peskovil õigus. Donald Trump pöördus pärast sõda Iraaniga tõepoolest taas tagasi Venemaa sõja lõpetamise teemale Ukraina vastu. Aga mitte enam nii, nagu venelased tahtsid. Ja Moskvas, nagu ütleb Peskov, oodatakse dialoogi jätkumist Washingtoniga, lootes, et Steven Witkoff ja Jared Kushner kohtuvad taas Kirill Dmitrijeviga, Putini saadikuga. Jälle üritatakse Ukraina seisukohti maha suruda. Jälle Trump väidab, et tuleb survestada just Kiievit, mitte Moskvad. Aga seekord nii lihtsalt ei lähe. Washingtoni seisukohad on tõepoolest hakanud muutuma ja siin sõltub palju sellest, kuidas Euroopa edasi käitub. Aga Moskvas ei suudeta seda reaalsust aktsepteerida. Ja Kremlis ei suudeta lihtsalt uskuda, et Trump tõesti ei pruugi teenida Vladimir Putini haige ego. Kremlis loodetakse endiselt kuidagi veenda Donald Trumpi, et ta avaldaks Kiievile survet Ukraina rünnakute peatamiseks Venemaa sisemaale. Aga Ukraina ei kavatse oma kaugrünnakuid peatada, sest see on juba strateegia. See pole isegi mitte taktika. Wall Street Journal kirjutab täna, et Venemaal väidetakse, et okupandid liiguvad rindel massiliselt edasi ja Ukraina ei suuda võita kurnamissõda. Kuid Ukraina kaitsejõudude viimased tegevused seavad need sõnad tugeva kahtluse alla. Nimelt on keskmise tegevusraadiusega droonid saanud nende jaoks uue sõjapidamise kvintessentsiks. Nagu väljaande analüütikud kinnitavad, on Kiievi peamine eesmärk praegu lüüa Venemaa Föderatsiooni tagalast, mitte rindel. Lääne sõjalises doktriinis on sellel isegi oma nimetus – õhutõkestus. Selle doktriini olemus seisneb abifunktsioonide hävitamises, häirimises, tähelepanu kõrvalejuhtimises ja viivitamises, mis toetavad Venemaa rindejoont. Selleks kasutavad Ukraina relvajõud keskmise tegevusraadiusega droone, et rünnata komandopunkte, sideühendusi, laskemoona ja kütuselaosid, troolide juhtimiskeskusi, logistilisi keskusi ja reservijõude. Samaaegselt sellega suurendab Kiiev süvalöökide arvu, ehk süvalööke Venemaa enda territooriumil asuvatele sõjalistele ja energiarajatistele. Selle tulemusena peab Kreml tegema keerulisi otsuseid, kuhu paigutada õhutõrje ja millised kohad jätta kaitseta. Tõestuseks sellele, et see strateegia töötab, Zelenski teatas eile, et Venemaa tõepoolest üritab praegu õhutõrjet Moskvasse koondada, jättes rindelõigud, olulised sõjalised ja energeetilised objektid kogu Venemaal ning okupeeritud Ukraina aladel kaitseta. Mis puudutab rindejoont, siis ka Ukraina kaitsejõududel on seal nüüd rohkem lühimaa droone. Ja Sõjauuringute Instituut märgib, et kokkuvõttes annab see operatiivse efekti, mida me varem sellises ulatuses näinud ei ole. Lisaks märkisid analüütikud, et praegu on Kiiev vaheetapis teel eesmärgini vabastada kõik okupeeritud alad. Seda vaheetappi nimetatakse väga lihtsalt. See on demilitariseerimine. Annekteeritud Krimmi poolsaart, mida Venemaa on kõik need aastad kasutanud õhurünnakuteks Ukraina vastu, sõjaväelaste väljaõppeks ja oma väegruppide varustamiseks Ukraina mandriosa lõunaosas. Selle plaani elluviimiseks lõid sõjaväelased hiljuti mitmeid lööke Krimmi varustusmarsruutidele, samuti energiataristule ja õhutõrjevahenditele Kertši väina ümbruses.
Mis puudutab Musta mere laevastikku, siis Ukraina relvajõud sundisid venelasi juba varem oma laevad Krimmist välja viima. Ja lõpetuseks toon ma välja Wall Street Journali tsitaadi, mis selgitab, miks Trumpi meeskond tegi järsu pöörde Ukraina suunas. Tsitaat. Nüüd on Ukrainal eelis ja initsiatiiv Venemaa ees keskmaa löökide vallas. See suurendab Kremlile kulusid ja riske, nõrgendades samal ajal Venemaa läbirääkimispositsioone. Siia panen 3 punkti, sõbrad, teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle video alla ja liituge minu kinnise kogukonnaga platvormil Patreon, kus saate selle YouTube'i kanali tööd rahaliselt toetada. Ja seal on ka kinnine kogukond, kus me arutame erinevaid teemasid, mis siin YouTube'is ei ilmu, kus ma vastan teie isiklikele küsimustele ja kus me saame arutada erinevaid teemasid. Lisaks on seal plaanis kinnised otseülekanded, kus me suhtleme teiega küsimuste ja vastuste vormis. Seega, minge selle video all olevatelt linkidelt ja liituge Patreonis minu kogukonnaga. Kui soovite toetada selle kanali tööd ühekordselt, siis see on samuti võimalik. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate samuti video kirjeldusest. Tellige kanal, kirjutage oma kommentaari ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.